Tervist, mina olen koomik Ain Vaida. Mina olen Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski. Ja te kuulete Linnajutte, kus me räägime maast, ilmast ja Tallinnast ja nädal on valimisteni jäänud. Täna tuleb jutuks nii sloganeid kui reitinguid kui kõike muud, mis praegu sellel viimasel nädalal teemas on ja oluline on. Head kuulamist. Tere, Jevgeni, pole ammu näinud. Tere. Kui väsinud oled? No kui ma siin veel nädal tagasi lugesin päevadena, et mitu päeva tuleb vastu pidada, siis nüüd juba poole päeva kaupa loen, aga ei pean vastu. Lõpuks on niimoodi tundide kaupa vaatad nagu kalendrit ja? No kõige tühjem tunne saab olema 19. oktoobril, siis kui on kampaania on nii-öelda lõplikult tehtud ja siis need tunnid enne seda, kui valimistulemused tulevad, et need venivad kohutavalt aeglaselt. Kas sa kavatsed ka 19. oktoobril veel viimased ponnistused teha ja minna seista kuskil valimisjaoskonna lähedal ja öelda, et palun toetust? No selleks ajaks loodetavasti on enamik inimesi juba ära valinud, aga küllap me ikka viimase tunnini töötame. Väga lahe. Sotside slogan seekord on hoiame ausat joont Tallinnas vähemasti ja ma olen näinud ka teist varianti, millest me siin ka oleme umbes 1,5 kuud tagasi rääkinud. Siit see alguse saigi. Siit see sündis. See oli esimene kord, kus sa selle välja ütlesid võib-olla jah, et vali Kopenhaagen, mitte Minsk. Umbes nii jah. Kuidas, kas ise mõtlesid oma peas, kas kuskil on mingi salakaval peidus reklaamiagentuur, kes selle peale tuli, kust idee tekkis? Ei, ikka oma sellise kampaania tiimiga lõpuks need välja mõeldakse. Loosungite loomise protsess on alati hästi selline vaevarikas, et seal on kõigil hästi palju arvamusi. Hea loosung vastab mitmele tingimusele, et ta peab midagi ütlema selle kohta, et kes sa oled ja mille ees sa seisad. Ja teiselt poolt on muidugi, kuna tegemist on loosungiga, et siis on hea, kui ta on kuidagi meelde jääv, et ta ei ole lihtsalt selline tühi tapeet ja selle vahel siis alati see arutelu käib, kuna meie jaoks oli selge algust peale, et meie arusaam valimissituatsioonist on see, et kas meiega edasi või siis Keskerakonnaga tagasi, siis ka meie see slogan hoiame ausat joont seda ka sümboliseerib, et Keskerakond viib Tallinna tagasi sellesse minevikku, kui iga natukese aja tagant pidime kriminaaluudistest lugema, mis seal selle Keskerakonna juhtimisele toime on pandud, et siis mult küsiti, et kas hoiame ausat joont ei ole selles mõttes nagu kuidagi elementaarne baastase, et seda peab kuidagi eraldi rõhutama ja ma olen väga nõus, et see peaks olema elementaarne baastase, aga Tallinnas paraku on tegemist uue olukorraga, kus tõepoolest tänane linnavalitsus hoiab ausat joont ja kindlasti ma usun, et oleks oluline, et nii ka jätkuks pärast valimis. See vist tekkis üldse siis, kui oli tunne, et Reformierakond ja Keskerakond on midagi kokku leppinud oma vahel, siis oli vist esimene kord, kui hoiame ausat joont tuli mingile plakatile kuskil. Siis ta ilmus plakatile, aga tegelikult see valik oli ikka juba varem tehtud. Prismas nägin, vaata. Prismas nägin. Ja siis vaatasin, et sa jätkad linnapeana ja Prismas ka plakat jätkas üleval olemist vist täitsa pull. Ja tegelikult nagu sa ütlesid, et see loosung ei tohi olla nagu tapeet on ju, aga jube keeruline on, kui sa pead iga valimistsükkel uue asja välja mõtlema. Vahel taaskasutatakse mingeid eelmisi ja siis sa pead nagu... Või ka teiste parteide omasid. Just, või ka teiste parteide omasid, nagu näiteks Reformierakonnal praegu on vist... No vot, näed, sa ei mäletagi. Äkki ka selle tuleviku Tallinna eest või? On variant või? Ma arvan, et ikka parema Tallinna eest on ju. Mis, sa pead ütlema parempoolne seal sees, aga seal parempoolsed tegid neile väikse ninanipsu, sest parempoolsetel, ma ei tea, kas sa tead, mis parempoolsete slogan on? Ei tea. Parempoolsete slogan on kindlalt parem. Kindlalt parem. No ja selles on oma loogika, et nad on siis kindlalt parem kui Reformierakond, et eks nad appelleerivad eeskätt Reformierakonna valijatele. Ja üldiselt Reformierakond on viimased juba 10 aastat alati oma sloganis siis rõhutanud seda kindlust, kindel ja parem on ju. Julgeolekut ja teiselt poolt siis oma parempoolset ilmavaadet seal püüdnud kajastada, et ma ei ole kindel, kui palju see valijatele kohale jõuab see sõnum, aga nad ise väga armastavad seda igal juhul. Ülikeeruline on see, et sa ei saagi nagu sõna parem kasutada, kui sa ei ole parempoolne erakond. Et sa ei saagi nagu öelda, et me teeme paremini, sa ei saa nagu...
No see on see klassikaline ju paljudes keeltes olev, et right is right and left is wrong. Et need sõnad on tõepoolest siis niimoodi sellisel viisil omavad mitut tähendust ja eks meiegi oleme tihtipeale, kui me oleme tahtnud kasutada kuskil siis nii-öelda ka oma loosungis sõna parem, siis oleme loobunud sellest just nimelt sellepärast, et kuulge, Reformierakond juba kasutab seda, et me siis selle tõttu justkui ei saa. Aga mulle meeldib seekord mulle väga meeldib kusjuures EKRE loosung, mis on lihtsalt muidugi EKRE, sest seda saavad kõik inimesed öelda. See on väga kaasav, see on väga inclusive, siin on mõeldud kõikidele inimestele, nii EKRE valijatele kui paadunud EKRE mittevalijatele. Kõigile sobib see slogan, ma arvan. Jah, selles mõttes, ma pean siiski ütlema, et minu arust valimistehniliselt on ta siiski väga ideevaene, et ma kujutan ette, et see käis umbes niimoodi, et 20 erinevat loosungi varianti oli seal laua peal ja siis nad vaatasid neid ja siis vaidlesid, et see ei kõlba, too ei kõlba sellel põhjusel. Paneme selle muidugi EKRE, kõik aitab küll, et ei hakka rohkem mõtlema, et see on ju enam-vähem sama, et vali EKRE. Umbes sama sisukas loosung, aga tõsi, ma pole mõeldki, et seda oleks saanud ju kasutada teistmoodi, et näiteks Martin Helme ütles hiljuti, et Tallinna hariduses on põhiline probleem on homoseksualismi propaganda haridusasutustes. Eks ei ole, et näete, et Martin Helme haridusprobleem number 1 on homoseksualismi propaganda. Muidugi EKRE. Muidugi EKRE. Nagu see ongi lihtsalt. Kõik on muidugi, likvideerime putukuväljad. Muidugi EKRE. Mitte keegi teine. Muidugi EKRE. Nagu seal ei ole nagu, see on nagu pull selles mõttes. Teisest küll, nagu sa ütlesid, et tehniliselt kehva, oleme ausad, Eesti 200 ei saa enam appelleerida uue põlvkonna poliitikale. See on kuidagi naljakas, kui Margus Tsahkna ütleb, et tema nüüd uue põlvkonna poliitik, vaata. Eesti 200 slogan on uue põlvkonna ja siis pane lõppu on ju Nõmme, Mustamäe, uue põlvkonna Tallinn, uue põlvkonna Paide ka võib-olla, ma ei tea, mis Eestis mujal toimub. Jah, et küllap nad võib-olla liiga palju ei muretsenud selle slogani pärast, tõenäoliselt on neil eksistentsiaalsemaid probleeme kui see, kui hea nende slogan on, aga eks see, kui sa püüad mingit väärtus sellist üldistust teha, et siis muidugi sa alati põrkud siis sellele reaalsusele, et algusest peale, et nii-öelda värske õhk Eesti poliitikas Eesti 200 ja siis Margus Tsahkna on pealik, et ega see teatud dissonantsi loomulikult tekitab. Aga ega meilgi on seda olnud, et kui mina poliitikasse tulin 2011, siis sotside loosung oli uus algus, mis oli väga hea ja toimis väga hästi. Aga siis ma mäletan, kuidas Eiki Nestor rääkis, et rippun ma seal Haaberstis plakati peal koos Katrin Saksaga juba niimoodi 2010 poliitikas ja uus algus kõlab natukene naljakalt minu puhul, aga mis seal ikka. No neil on sama, et vaatad Juku-Kalle Raidi ja siis vaatad uue põlvkonna Nõmme. On või? Jah, täpselt. No ei ole ju. Ja siis on Isamaa slogan on ka, huvitav, kas me mõtleme kahe peale välja, mis see on ka või? Eesti vajab muutustega, siin pole pääsu. Ah. Vabariigi valitsus on ka oma suure maksude kaskaadiga viinud Eesti majanduse kõige pikemaajalisse langusesse maailma ajaloos ja nüüd kohe nendel kohalikel valimistel igas külas peab Eesti valija andma selge hinnangu Kristen Michali valitsusele ja selleks loomulikult tuleb valida Isamaad. Tead sa, sõidan nüüd autoga aeg-ajalt ja autos kuuleb raadioreklaame. Sinu häält kuulen vahel ja siis ükskord kuulsin Riina Solmani ka rääkimas sellest, et Riina Solman minu meelest lubas mulle raadios, et nemad Tallinnas uusi makse ei tee. Nagu selleks oleks võimalust. Ma ei tea, võib-olla sa saad reklaamimaksu natuke üles alla liigutada, turismimaksu jaoks peaksid sa nagu niisama valitsuselt mingi Riigikogu mingi kinnitus, mis iganes, et seal ei olegi nagu ma suutsin välja mõelda ainult reklaamimaksu. Maamaksu saab ka vist. Ma käisin hiljuti siin ühes debatis linnapea kandidaatidega Prantsuse Lütsumis ja siis vaatasin, minu ümber oli 3 Riigikogu liiget.
kes on linnapea kandidaadid ja ega midagi ei ole teha, et kui inimesed siiski on Riigikogu liikmed, ega nad valdavalt, kui küsitakse, et kuhu, üks noor küsis, et kuhu siis tuleks kesklinnas rajada täiendavaid sportimisvõimalusi, mis teil programmis on, et kust te neid siis ette näete. Ja siis mina olin ainuke, kes suutis siis rääkida sellest, et meil tuleb siis Koonebastioni juurde tuleb staadion ja sinna ehitame pump tracki ja nii edasi. Et ülejäänud kõik hakkasid kohe rääkima riiklikust poliitikast, et kuidas neid asju tuleb korraldada, sest see on see, kus nad ennast koduselt tunnevad. No ja see nagu ma saan nagu aru sellest, kuidas see juhtub, aga samas ega Isamaal ei ole midagi selle vastu, et ta riiklikust poliitikast räägib. Ei vastupidi, see ongi nende huvi, nende eesmärk, nad on tegelikult linnapoliitikas on nad ju ei ole kuigi usaldusväärsed, et ehkki nad on linnavalitsus 1,5 aastat olnud, aga nende nii-öelda kampaania esinevad, eks ju, sama Reinsalu ja Solman, ega nemad ei ole ju linna praktilise juhtimise juures olnud, nii et eks nad kasutavad ära siis seda oma üleriiklikku populaarsust ja loodavad, et hulk valijaid tegelikult ei tee vahet, mis valimised on ja ega tuleb tunnistada, et päris paljud valijad ju tõepoolest ju lähevad valimistesse, valivad, seal on see tubli, seal see mees või naine ja valin teda sõltumata sellest, kas on kohalikud Europarlamendi või Riigikogu valimised, nii et eks nad selle peale ka mängivad ja sellele teatud pahameelele, mis teatud üsna tugevale pahameelele, mis rahval oma valitsuse vastu hetkel on ja kindlasti siis loodavad selle kaudu siis endale valijaid mobiliseerida. Nii et selles mõttes, et arusaadav taktika, paraku muidugi nii-öelda linna elu edendavaid nii-öelda ettepanekuid on maru vähe, et Reinsalu alati räägib, et enne kui me siin hakkame ikkagi linna asjadest rääkima, et tuleb ikka selgeks teha, kui paha on valitsus, et enne ei ole mõtet sinna üldse minna. Tuli meelde, slogan on muutus algab Nõmmelt, Mustamäelt. Haaberstist, mis iganes ja muutus algab. Ja ka see peab ütlema... Lõppeb valitsusega. Ja ka see ei ole unikaalne 2013 aasta sotsiaaldemokraatide loosung. Täna Tallinn, homme Toompea. On, nii et see sama nii-öelda väike siis hüppelaua selline loogika, et kohalikul tasandil valige meid, sest siis me saame tugevama kaalu hiljem toimuvatel Riigikogu valimistel. See on siuke, ma arvan, siuke nohikute arutelu meil praegu, et sloganeid teavad ainult väga poliitikafännid ja poliitikud ise, et ega keegi teine neid ei mäleta, keegi teine neid ei tea. Eriti KOV-valimistel on ju, tegelikult on paljudel mingid üleriiklikud, mingid siuksed katussloganid samamoodi, aga ega neid ei tea tõesti keegi, aga peab ütlema, et ma arvan, et Tallinnas nendel valimistel see meie kujund Kopenhaagen, mitte Minsk on kindlasti see, mis on kõige rohkem tähelepanu pälvinud, nii positiivset kui kriitilist tähelepanu. Minu poole pöördusid näiteks Valgevene seltsi esindajad, kes olid väga nukrad, et miks ma just niimoodi Minski stigmatiseerin. Et siis ma selgitasin, et see ei ole küsimus nii-öelda kohas ega seal elavates inimestes, vaid selles nii-öelda juhtimiskultuuris, selles nii-öelda Ida-Euroopa vaibis, mis seal on. Et selgitasin ära, aga arusaadavalt ka sellist tagasisidet on, aga teisipidi siis ka kindlasti paljude inimeste jaoks võtab see kokku ka selle nii-öelda arengusuuna, mis on positiivses plaanis, et kuhu me liikuda tahaksime. Nii et ma arvan, et see kujund iseenesest on nii-öelda päris õnnestunult siis tööle hakanud. Unustasingi ära ühe väikese erakonna, ühe väikese erakonna slogani, et pidevalt on ju kõnnin Põhja-Tallinnas ringi ja konstantselt näen Anastasia bussi parkimas erinevates kohtades ja seal on suurelt auto peal, mis pargib iga päev erinevas kohas Põhja-Tallinnas on suurelt kirjas ummikust välja. Mis on kui sa pargid kogu aeg, siis ummikusse ei satu, muidugi see on õige. Jah, võtab ära aega parkimiskohta poe ees vahel. Mingis mõttes, et ongi, et kui sa tahad saada ummikust välja, siis pargi oma auto ära. Jah, ära kasuta. See on isegi nagu progressiivne mõte võib-olla. Ja, et see ära siis sõida sellega. Mine siis, tead, ma ei ole kindel, vaata, see on ka huvitav, et kas ta siis nagu iga hommik lihtsalt sõidabki, pargib oma auto ära või et kes see seda ja siis õhtul koristab ära või? Ma olen käinud ka Põhja-Tallinnas tänaval valijatega kohtumas, et tal on ikka päris korralik armee sellist abipersonali, kes tema voldikuid jagavad ja erinevaid kampaaniaüritusi teevad, küllap siis keegi neist pargib ka sõidukit ringi. Kas ta saab, kas linnavolinikud saavad parkida üle terve Tallinna? Tasuta. Ja, saavad, jah. Selge. Igal juhul nende slogan on ummikust välja, mis siis viitab sellele, et praegu on siis ummikus ja siis saab sealt välja, mis on irooniline, ma arvan. Jah, eriti lõbus oli, ma vaatasin
seal oli Põhja-Tallinnas peeti siis miskit perepäeva seal. Ja siis proua Kovalenko tellis siis selle, mis ta on, see rongikene, see väike Tomm. ja väike Toomas, see vanalinna rong. Täpselt. Ja see siis sõitis seal mööda siis neid Stroomi ranna ümber mööda tänavaid, siis peale oli suurelt kirjutatud, et ei Pelguranna trammile ja ummikust välja. Ja siis ma mõtlesin, et see on küll huvitav kahes osas, et esiteks loomulikult Pelguranna trammi projekti eesmärk ongi tegelikult vähendada ummikuid Põhja-Tallinnas, et inimesed saaksid mugavalt ja kiiresti ühistranspordiga liikuda ja kui me seda ei ehita, seda trammiteed, siis vastupidi Põhja-Tallinn upub ummikutesse. Aga teine oli see, mis kangastus on see, et tramme Keskerakond ei soovi, aga et nende lahendus Põhja-Tallinna liiklusprobleemidel ongi väike Tomm. Muudku väikest Tommi igale poole. Kes sõidab igale poole, niimoodi viib sellise sotsiaaltakso loogikasse, et sul on võimalik sinna peale hüpata, siis Anastasia viib sind siis selle rongikesega sinna, kus sul on vaja minna. Ja järgmises hankes pane valmis, järgmises hankes tellite 36 väikest Tommi. Mitte väga kiire, mitte väga efektiivne, aga kindlasti see on šarmantne viis mööda linna liikuda. Ja vahesed turistid, vaata, kus hakkad Balti jaamast, hakkad oma väikse Tommi peale minema, mõttes saad väikse vanalinna ringi. Ja satud Mustamäele hoopis. Või Stroomiranda. Võib-olla Stroomiranda, mõnus on ju. Aga hirmene ummikust välja ja vaata upuvad lõpuks ummikusse. Tegelikult oled sa kindel, et nad tegelikult üldse ütlevad ummikust välja. See võis olla nagu kirjaviga. Et äkki nad tegelikult tahtsid öelda kummikust välja. Sest ma olen juhtumisi tulin täna stuudiosse ühe kummikuga ja ma olen ette valmistanud sulle ühe sükse toreda mälumängu. Ja ma panen siia ühe kummiku peale ühe kummiku, et kõik ikka aru saaks, mis see on. Ja loomulikult siis Keskerakonna tegeliku valimisslogani kummikust välja. Ja see mälumäng on selline, et see kusjuures oleks palju ägedam slogan. Kummikust välja. Ummikust välja. Ummikust välja. Ummikust välja. Nad saavad veel selle ära parandada, vaata plakatit on vaja ainult K-täht on ette kirjutada vaja. Ma ka kuulasin, kui nad käisid neid nimekirju seal üle andmas, et siis nad hõikasid seal oma seda sloganit. Kummikust välja. Ja siis mõtlesin, mis sealt kummikust välja tuleb. Ja siis sa saad sinna Ü teha, vaata ümmikust välja ja tummikust välja ja igasugu variante on tegelikult pummikust välja. Aga meil on kummikust välja ja see kummik on täidetud ajalooga. See on täidetud ajalooga, siin on sees, et sa ikka teaksid, kes on su konkurendid ja kolleegid. Olen mina ainuisikuliselt pannud siia sisse erinevaid märksõnu, mis viitavad erinevatele Keskerakonnaga seotud skandaalidele. Kummitavatel asjadele, just nimelt. Ja võta siis sealt muudkui märksõnu välja ja vaatame, kas sa mäletad ka, millega siis su kolleegid hakkama saanud on Tallinna linnavõimu juures olles. No, väga põnev. Kummikust välja. Vaata, mis tuleb kummikust. Vaata, kui sa saad kummiku kätte, see pole üldse mitte minu kummik, see on ühe mu naabri kummik. Väga selline sümpaatne kummik. Oi, see on... Räägi, kas me alustamegi kohe kõige suuremast või? No hakkame peale, muidugi. Fortuna on öelnud, et räägi, mis on Porto Franco? Mis on tore linnaruumiline pilt? No jah, mis on Porto Franco? Porto Franco on tegelikult monument. See on monument Mihhail Kõlvarti valitsemisajale. Hiljuti ma vaatasin, et Porto Franco tegevjuht härra Teder kirjutas linna, et tramm, mis sealt mööda tuleb, et ei meeldi tramm. Ja siis mina sõitsin trammiga sealt mööda ja vaatasin neid tondilosse, mis jäid seisma pärast seda, mille ehitus jäi seisma pärast seda, kui siis seal õiguskaitseorganid sekkusid siis kahe Mihhaili, ehk siis Kõlvart Mihhaili ja Korbi Mihhaili askeldamistesse Porto Franco kontekstis ja ausalt öeldes, et tahaks küsida, et millal siis nüüd selline õudus likvideeritud saab, keset Tallinna südalinna, et meil tõesti on ehitusplats juba pikki aastaid. Aga siis ma mõtlesin, et ega
kui sa proovi sina meelde tuletada, et mis on need nagu mingid suured asjad, mis Kõlvarti linnapeaks oleku ajal tegelikult niimoodi sümboliseerivad tema võimu. No mõtle näiteks Savisaarel oli see Ülemiste. Ja ma just mõtlesin see penoplastist see tüüp. Ja see tüüp, eks ju see ristmik, ka Tondiraba jäähall näiteks, veel mingid päris olulisi objekte. Ja ma arvan, et Porto Franco pooleli olev ehitustanner, keset Tallinna südalinna ongi siis see maamärk. See Minsk, mida siis Kõlvart on ehitanud. Ja selles mõttes ka selle eest ka Riigikohus on nad ju süüdi mõistnud ja 1 miljon eurot neilt välja mõistnud. Nii et selles mõttes on see igati kuidas ma siis ütlen, et see on ka selles mõttes minu jaoks see märksõna, kui inimesed küsivad, aga mis siis niimoodi Keskerakond siin ju teeb ka palju häid asju. Mis neil siis viga on? Miks siis mitte? Et täpselt, et mina ütleks, et seda tüüpi asjad ja see on nendest ju üks vähesed, mis kohtus päriselt otsuseni on jõudnud, ongi see põhjus, miks nad tegelikult peaksid opositsioonis jalga puhkama, sellepärast et asi ei ole mitte ainult selles, ehkki see on väga oluline aspekt, et nad tõesti kuritegelikult käitusid ja selle eest on saanud karistada, vaid ka see, et nad ju tegelikult ei tunnista seda. Nad ütlevad, et nad on valmis täitma kohtuotsust, aga nad ei nõustu sellega. On valmis täitma, nagu neil oleks mingit alternatiivi seda mitte täita. Kas mitte Tõnis Liinat ei läinud samamoodi vangi, et ta pidi selleks, et ainult tingimisi vangistust saada, ta pidi nõustuma sellega, et ta on süüdi selles ja siis ta kohtusaalis vist ütles, et jah, selleks, et mitte vangi minna, ma pean ütlema, et ma olen süüdi. Ja selle peale kohtunik ütles, tead siis lähed päriselt ka. See on nagu see on sarnane kas nagu. Kas tunnistad või ei tunnista, eks ta niimoodi on. Porto Franco kõige suurem maamärk, aga ära muretse, see kummik on täis teisi asju veel. Sa esimese ülesande lahendasid väga-väga edukalt. Vaatame, kas sa kõiki mäletad, ma isegi ei tea, mitu neid seal täpselt on peast. Aga seal on päris mitu erinevat. Mitu. Veel mitu. Parkimisnõunik. Parkimisnõunik. No see ei ole lihtsalt parkimisnõunik, see on tegelikult innovaatiliste parkimislahenduste nõunik, kes töötas, tema nimi on Igor Kravtšenko, ta on Keskerakonda kuuluv Tallinna linnavolikogu liige. Eelmise aasta, see on 2024 aasta alguses, 23 aasta lõpus, Igoril oli paha tuju. Ja ta ei olnud rahul sellega, kuidas Kõlvart siis teda kohtles ja ta olevat, see jutt käib, ähvardanud, et ta läheb minema sealt Keskerakonnast, et talle aitab. Ja siis ühel hetkel tema tuju läks paremaks. Ja siis, kui 2024 aprillis siis linnavalitsusse tulime, siis me avastasime siis selle põhjuse, et miks tal tuju paremaks oli läinud ja nimelt oli ta siis Aivar Riisalu, tollase Mustamäe linnaosa vanema poolt võetud siis palgale, ta sai kokku umbes 10 000 eurot maksumaksja palka selle eest, et ta nõustas siis Aivar Riisalut linnaosa vanemana innovaatiliste parkimislahenduste juurutamises Mustamäe linnaosas ja kui siis sisekontrolör siis püüdis jälile saada, et mis nõu anti siis, et mis need innovaatilised parkimislahendused on, siis selgus, et siis linnaosa vanema asetäitja, kes on ametnik, ei osanud kahjuks öelda, et milles seisnes see tema töö ja mitte ühtegi märki sellest nõust, mida siis anti paraku ei olnud, nii et selgelt oli tegemist fiktiivse ametikohaga. Aga vaata, töö tegi inimese, et tuju läks kohe paremaks, tekkis ambitsiooni, soovi panustada. Et innovaatiline oli selle juures see, kui lihtsalt ta probleem lahenduse sai. jah, et ametikohta nagu ei olnud, kuhu ta võiks tööle minna, aga siis leiti see lahendus, et võlaõigusliku lepinguga ja oligi uus funktsioon linnaosas loodud. Kuule, tegelikult kole lugu, nii et võta veel. Kummikust välja. Ja kummikust tuleb välja Hambabuss, võt sellest ei tea mina tegelikult mitte midagi. Ma tean, kunagi oli Reformierakonnal nagu 15 aastat tagasi oli silmakontrolli buss,
kus Kristiina Ojuland kutsus pensionäre oma silmasid kontrollima või võib-olla oli vererõhubuss, aga. Võib-olla ka see oli tegelikult selle asja mõte, see on siis Tallinnale kuuluv hambakliinik, Tallinna hambakliinik, et seal oli siis teine keskerakondlane härra Maksim Volkov oli pealik, direktor siis. No ega ta tervishoiust midagi küll ei teadnud, aga noh, juhtis seda kliinikus läksid asjad päris pahasti, nagu ka hiljem selgus, et seal töötajad jooksid laiali ja töötajate rahulolu küsitluses mälu järgi ütlen vist 75% töötajatest ütlesid, et nad ei ole rahul sellega, kuidas läheb. Aga need linnavalitsusse see info kahjuks ei jõudnud, et see jäi siis direktori lauale. Aga siis kõige markantsem juhtum oli see, et ta siis ilma igasuguse äriplaanita otsustas, et tuleb käivitada hambaravi bussiteenus. Ja tema siis visioon oli see, et hakkab siis vurama mööda linna, hakkab vurama siis hambaravi buss, mis sõidab siis kuskile mikrorajooni kortermajade vahele ja siis inimesed tipa-tapa lähevad siis sinna bussi oma hambaid ravima. No äriidee ütleme ei saa öelda, et oli lõpuni läbimõeldud, kuidas siis öelda, sest ta põrkus, see maksis jummel mingi üle $500,000 maksis see buss, siis selgus, et see ei olegi buss. Mis ta on siis? Tegelikult on see treiler. Autot on ette vaja. Ja et tal on vaja ka autot ette. Ja juhiluba, kõike seda. See oli esimene probleem, et tema liigutamine ühest kohast teise ei ole nii lihtne, et istud rooli ja viita teise kohta, tuli tellida siis rekkamist, mis siis selle haagise taha võtab. Teine probleem oli märksa tõsisem on see, et kui nad selle kabinetid olid sinna valmis ehitatud, siis nad ei saanud Terviseametilt tegevusluba, sellepärast et need ruumid ei vastanud siis hambaravi kabineti suurusele ja siis treiler siis seisis kuskil linna äärses parklas üks pool aastat vähemalt ja ei saanud teda üldse kasutada. Ja siis, kui me linnavalitsusse tulime, siis puhastasime selle ettevõtte ära. Volkovile ütlesime loomulikult aitäh antud panuse eest, et ettevõtte peaaegu jõudis ära surra, aga viimasel hetkel suutsime ta ära päästa. Ja tõepoolest täna ta töötab Marika Priske juhtimisel väga hästi ja finantsnumbrid on head ja töötajad on ka samamoodi rahul. Ja siis mõeldi, et mis siis selle hambaravi bussiga teha, et $500,000 on ära kulutatud ja kellelgi seda otseselt vaja pole, aga siis tõesti Marika Priske leidis talle uue rakenduse, nii et ta nüüd seal ei ravita hambaid, aga ta nüüd sõidab siis hooldekodude juurde ja koolide juurde, kus siis saavad koolilapsed teha siis rutiinset hambakontrolli, et seal ravi seal ei teostata, sest selleks ta ei sobi ja hambaarstid muidugi ei taha kuskil soojakus töötada, nad saavad töötada normaalsetes tingimustes, kus kõik võimalused on olemas, aga selliseks profülaktikaks ja kontrolliks ta sobib täitsa okeilt ja see iseenesest läks isegi lõpuks enam-vähem käima. Aga kas nagu Tallinna hooldekodud siis või nagu üle lähivallad asjad ka või? Ma täpselt ausalt öelda seda nii-öelda liinigraafikut ei tea, aga ma tean, et Tallinna koolidega seda tehti ja osade hooldekodude puhul ka ja see käivitus suhteliselt kenasti, aga nüüd tagasi tulles sinna, mis see Ojuland ja kes, et ega võib-olla härra Volkov arvas, et enne valimisi läheb ise hambaid ravima sinna mikrorajoonidesse, et saab väikse voldiku pihku panna ja siis kohtuda valijatega, kui neil samal ajal suud on lahti. Nii et ega seda ei saa lõpuni välistada. Tead, üks bussilugu, mis on minu meelest hästi tegelikult armas ja siiras, on see, et see vana raamatukogu buss anti Ukrainale koos ukrainakeelsete raamatutega. See on nagu äärmiselt tore. Kusjuures me kaalusime ka selle sama hambaravi bussi annetamist ka Ukrainale just nimelt selles loogikas, et seal nii-öelda väiksemates külades, kus hambaravi kättesaadus on päriselt paha, et sinna oleks sinna kasu, aga praegu ta siis proovime teda sihtotstarbeliselt siiski veel Tallinna elanike heaks kasutada, arvestades seda, et Tallinna elanikud on selle kinni maksnud härra Volkovi targal juhtimisel jutumärkides, aga ma arvan, et ühel hetkel see on ka täitsa hea mõte annetada ta kuskile Donetski oblastisse. Ja siit see sündis täpselt nagu ainult head ideed sellest podcastist, võta kummikust veel midagi välja. No võtame veel kummikust midagi välja. Lõpuks tuleb hästi väike Mihhail Korb või midagi. Või Kalle Kland. Ja, sa ei tea kunagi, kas ta on kummikus. See on sinu lemmik. See on minu lemmik, see on Tondiraba jäähall. Räägi mulle ka, mis juhtus. 3 sulas. Jah, nii ta läks.
no see on laiem probleem, et kogu selles Tallinna spordijuhtimises on tegelikult ütleme, kui peaks ütlema, et lisaks nendele teemadele, mida kõik teavad, mis on ajakirjandus läbi käinud, kus seal on varastatud või muidu kõrvale pandud, et üks, ma arvan, varjatumaid osi on olnud see, et kuivõrd erapoolikult ja omadele on tegelikult jagatud spordiressurssi Tallinnas. Ja sealhulgas sa mõtled nagu nii raha kui ka pinda, kõiki eeliseid on ju. Täpselt ja seda on ikkagi aasta jooksul hästi palju välja tulnud, see on alanud, algas tegelikult sellest, et kogu see nii-öelda spordirahade jaotamise süsteem oli totaalselt läbipaistmatu, neid diile tehti kuskil mujal kui seal, kus selleks on õige koht. Ja Tondiraba jäähall on selles mõttes väga omapärane asi. Seda juhib siis kunagine Savisaare protégé proua Glebova juhtis kuni viimase hetkeni, kui ta nüüd keskkriminaalpolitsei tegutsemise tulemusena on siis sellest ametist kõrvaldatud ja ootab siis kohtumenetlust. Kohtumenetluse keskmes on see, et kuna tal on oma uisuklubi, siis selgus, et siis tema uisuklubi sai oluliselt paremaid jääaegu kui siis teised, kus muuhulgas siis on seal toimingupiirangu rikkumisi, kuidas siis nii-öelda iseendaga seotud klubile eraldati siis võimalusi, mida teistel ei olnud. Aga asi algab iseenesest juba ka palju kaugemalt, et juba vist umbes 10 aastat tagasi tegelikult Tallinna sisekontroll juhtis tähelepanu sellele, et härra proua Glebova ei kõlba selle asutuse juhiks, ta ei saa selle tööga hakkama, soovitas linnavalitsusele ta välja vahetada, aga kuna tegemist on siiski teeneka keskerakondlasega, siis loomulikult see sisekontrolli raport, nagu ka paljud teised läksid, nad olid seal sahtlis, seal linnapea sahtlis menetluses, et see tagasiside oli menetluses tervelt 10 aastat ja lõppes siis nüüd tõesti 2 asja, miks ta ära lõppes. Üks oli loomulikult politseitöö. Me tegelikult ise linnasüsteemis juba tegime enne ühe olulise muutuse, et me käivitasime ühtse Tallinna spordikeskuse 1. jaanuarist sel aastal, nii et kõik spordibaasid on ühendatud nüüd ühe keha alla ja neil on nii-öelda ühtne kvaliteedikontroll, finantsid ja muu juhtimine ja nii edasi, et sellist oma väikeses baasikeses seal sahkerdamist enam ei saanud teha. Me tegelikult saime aru sinna sisse vaadates kohe, et seal Tondiraba jäähalli saiseb, aga siis politseiga koostööd tehes siis ootasime, kuni politsei oma toimingud lõpuni viib, nii et selles mõttes see on üks markantne näide sellest, kuidas osadel spordiklubidel läks Keskerakonna juhitud linnas palju paremini kui teistel. Kuule, aga siin on kummikus on veel asju, teeme paar tükki veel. Võta veel kummikust midagi välja. Ja kui sa arvad, et on igav, siis võta järgmine. Siin on nii palju asju kummikus, me võime pärast lihtsalt kiiresti ette lugeda need, millest me ei räägi pikemalt. Nõrkvoolu ekspert, teeme lühemalt, siin on ka kõik, see on ka vist huvitav lugu jällegi. See on tore lugu. Seda tead seda? Ma tean küll, et see räägib Vinni vallavanemast. Jah, see on Erki Savisaar ja tõepoolest selgus, et linnavolikogu liige taaskord, ka vahepeal natuke kurvameelne. See melanhoolia tabab keskerakondlasi päris tihti. See on siuke hooajaline keskerakondlik melanhoolia. Eriti kui sa oled ikkagi harjunud, et alati partei on su eest hoolt kandnud, et siis võib aegalt nagu meel nukraks minna. Ja siis, kui me siis linnavalitsusse saime, siis selgus, et tõepoolest, et väga huvitav lugu, et sihtasutus ettevõtlusinkubaator, mis Tallinna linna poolt on asutatud, et sealt saab palka härra Savisaar ja mõtlesime, et Vinni vallavanem saab sealt palka ja mille eest palka saab. Ja siis selgus, et ta on ühe siis ehitusobjekt, mis meil seal Poldri tänaval ehitatakse, et tema on seal nõrkvoolu spetsialist ja tema siis mudeldab seal mingisugust, ma ei mäleta mida, täpselt seal IT-võrku ja kõik sellised asju. Ja väideti juhataja poolt, et ta tõesti käib seal ka ikkagi ehituskoosolekutel ja arutab nende nõrkvoolu küsimuste üle. Et miks selline ametinimetus valiti nagu? Et sa võid ta vist midagi oskab ka selles valdkonnas. Ja Vinni vald oli lihtsalt nii hästi juhitud. Ei, muiduks Vinni vallavoolikogus see põhjustas päris tõsist diskussiooni, et
et esiteks, kas ikkagi vallavanem on teada andnud volikogule, et tal on kõrvaltegevus, et ta tegelikult Vinni valda juhib nii-öelda poole kohaga tegeleb siin nõrkvoolutöödega Tallinna linnas, eks ju. Ja seal ikkagi tõsiselt küsiti, et kas tõesti meil Vinni vallas on probleemid lahendatud, et me nüüd panustame siin Tallinna linna arengusse. No jaa, aga siis ta ju selle peale kinkis valla ametnikele kõigile viinapudeli. Mis ju et niimoodi, et jah, et kohe parandab meeleolu. Kiirelt efektiivselt. Kummikust välja. Vaatame veel, mis meil siin on. Ma ei lugenud kokku neid, ma ei mäleta, palju neid on. Ventilatsioonikamber. No ventilatsioonikamber ma eeldan, et ei ole tegelikult asi üldse ventilatsioonikambris. See on Sõle spordikeskuse küsimus, see on üks objekt, mis siis tuli avada 2017. aasta kohalikeks valimisteks. Nui 4 oli see. Saigi valmis selleks ajaks või? Ja sai. Lint oli vaja ära lõigata. Ja härra Kõlvart oli tollel valdkonna eest vastav abilinnapea ja ta oli ikkagi väga nõudis, et see peab nüüd kindlasti sündima. Ja seal siis toimus ka huvitavaid asju. Esiteks muidugi ehitati erakordselt halvasti, nii et selle hoone tehniline seisukord on nüüd juba selline, et ta vajab päris põhjalikku ümberehitus selleks, et ta eluiga pikendada. Aga mis selles kontekstis on huvitav on see, et põhimõtteliselt seal ühel hetkel linna valitsuse liige ütles, et te siin olete projekteerinud siin ventilatsiooni ja mingeid muid asju, aga oleks vaja ühte matisaali, et võitluskunstide jaoks ikkagi on vaja natuke siin eri ruume. Ja tõepoolest siis tekkis sinna siis võitluskunstide matisaal, mis anti siis odavalt rendile ühele siis MTÜ-le, mis on põhimõtteliselt Mihhail Kõlvarti selline temaga seotud, ütleme siis selline MTÜ, ta on võitluskunstide mees arusaadavalt, see on registreeritud, see MTÜ on Kaera tänav 21, mis omakorda on antud kunagi siis MTÜ-le Lüüra, mis on rahvusvähemuste, väga vahva rahvusvähemuste siis selline katusorganisatsioon, mille kunagi asutas Mihhail Kõlvarti ema. Ja see iseenesest igati nagu normaalne organisatsioon ja peabki linnalt saama nii ruume kui ka muul viisil siis toetust. Aga kuidagi nüüd sellesse rahvusvähemuste organisatsiooni kolis sisse nüüd järsku võitluskunstide MTÜ, mis on siis Mihhail Kõlvartiga seotud. Ja sai siis ühtlasi ka Sõle spordikeskuses endale soodsatel tingimustel ruume, mida teised ka võitluskunstide organisatsioonid kasutada ei saanud. Ja selle jampsi me lõpetasime ka sellel suvel ära. Nüüd on siis täpselt samamoodi on matisaal, mida kõik saavad rentida, sealhulgas ka võitluskunstide MTÜ hinnakirja alusel ausalt ja läbipaistvalt. Mul on üks küsimus seoses spordi ja võitluskunstidega on see, et 2025 aasta äkki või oli 24 aasta oli Tallinnas spordiaasta, on ju? See aasta. Euroopa spordipealinn. Ja kas disainid said valmis enne seda, kui linnavõim muutus, sest kõikide plakatite peal kõige suurem sportlane oli üks siuke võitluskunstide mees või see oli juhus? Ma ei oska seda öelda, ma tean, et me seda programmi, mis puudutab näiteks laste mänge, mis rahvusvahelised laste mängud see suvi toimus, mis oli üks olulisemaid suuremaid sündmusi, siis seal tõesti me taekwondo asendasime rannavõrkpalliga, sest taekwondo siis föderatsioon, mida juhib kunagine Mihhail Kõlvarti treenitav proua Oslova, kes on ühtlasi ka MTÜ Lüüra juhatuse liige ja siis on varasemalt härra Kõlvartit ka muul viisil aidanud, et nad kirjutasid linnale sellise tšeki, et läbi viia seda taekwondo laste mänge, et kõik ülejäänud erialaliidud tegid silmad suureks, nii et sellest me tõesti loobusime ja asendasime teise spordialaga, mis igati õnnestus sellel suvel Vabaduse väljakul, kui oli seal ilusad ägedad liivaväljakud. Kuulajad tõmbavad praegu punaseid siukseid niidikesi ja pilte ühendavad, et Lüüra, taekwondo. See on üks selline huvitav kolmnurk selline, kuidas rahvusvähemuste ühendused ja siis Kõlvarti võitluskunstid ja linna rahakott omavahel põimuvad. See on väike püramiid, aga kummikus on, ma arvan, veel asju on või? Vaata, kas on. Pane. Ongi üks viimane asi kummikus. Aga vaatame, mis on see viimane asi kummikus. Kummikust välja tuli Kalle Klandorf. Lihtsalt Kalle Klandorf. Mis see tegelikult oli? Ongi Kalle Klandorfi Kossu klubi, aga Kalle Klandorf on siiski nähtus oma ette. Ma ei piiraks seda ainult Kossu klubiga.
Kallel on palju saavutusi. Aga jah, Kossu klubiga see oli tõesti, et ta on saanud põhimõtteliselt ebaseaduslikult linnalt toetust oma korvpalliklubile. Me toetame korvpalli. See on see üks Kalevitest. Jah, tema Kalev. Kalle Klandorfi Kalev. Kalle Klandorfi Kalev. Ja see sai ebaseaduslikult raha, sest me korvpalliklubisid toetame, aga see on selgelt kriteeriumid, et millele nad peavad vastama. Et selles mõttes sa pead ikkagi tulemusi näitama, see on nii. Aga Kalle Klandorfi klubi seda väga ei teinud viimastel aastatel, aga raha siis oli ikka vaja, sest see rahat ei saanud olla ja siis sokutati talle arvestatavad 10 ja 10 000 eurot siis põhimõtteliselt ebaseaduslikult läbi ühe ka suhteliselt omapärase organisatsiooni nimega Tallinna Spordikool, kus oli sporti vähe ja kooli veel vähem. Tead, ma olen näinud mingi ukse peal silti Tallinna Spordikool, kus oli paar mingit särki oli ka ja midagi, aga see oli värava taga, millest sisse saamiseks sa pidid kiipi kasutama. Ja, aga Tallinna Spordikooli enam ei ole olemas, selle organisatsiooni me likvideerisime selle, seda juhtus ka üks keskerakondlane loomulikult ja seal oli ka palju pahasid asju, et tulemusena me jagame tegelikult seda saavutusspordi siis toetusi, mida me jagame edasi selge läbipaistvate kriteeriumite alusel ja selle jampsi, et Kalle sealt enda Kossu klubile lihtsalt alt hõlma raha saab, et selle me lõpetasime ka ära. Aga Kalle tegi veel toredaid asju, mis hiljem ilmnesid, et ühel hetkel tuli meile vihje spordiajakirjanikult muideks, et kuulge, et aga Kalle Klandorfi mängijad on linnasüsteemis palgal. Ja siis me mõtlesime, et ei, mis jutt see on ja siis tõesti vaatasime asjasse sisse ja selgus, et tõepoolest. Aga kas nagu korvpallimängijana palgal või ka nõrkvoolu spetsialistina palgal? Nad olid areenimeistrid mõnes spordiklubis. Ikkagi täiesti fiktiivne. Ei, ma lõpuni ei ütle, et fiktiivne, võib-olla nad mingites spordikeskustes ka mingit tööd tegid, aga selge, et tööle, nagu ka üks inimene ütles, et tuli Kalle, ütles, et see mees tuleb tööle võtta. Selge, siis tuleb tööle võtta ja siis võeti, et kui palju seal tööd tehti, ei tea, tegelikult maksti siis mängijatele palka läbi Tallinna linna eelarve, nii et see on ikkagi selline muljet avaldav oma huvi impeerium, mida siis Kalle Klandorf koos Keskerakonnaga sisse programmeeris spordirahastusse. Kõike seda korvpalli mängimiseks. Aga see on nüüd lõppenud. Ja lõppenud on ka meie segment Kummikust välja. Mis on lihtsalt väga tore. Nii et ma arvan, et siiski kõige meeldejäävama selle loosungi tiitel läheb Keskerakonnale. Kummikust välja. Kummikust välja. Ja soovijad, meil on paar kleepsu, nii kummikud kui sloganid Kummikust välja. Ma panen need endale taskusse ja kui te näete mind tänaval, siis öelge, Ain, anna mulle üks kummik või slogan Kummikust välja ja kui veab, siis annan, sest need on ääretult toredad. Ja tegelikult pikk sissejuhatus selles, et tegelikult valimised on, ma ei tea, millal me selle osa välja paneme, aga valimised on kas ukse taga või juba praegu käimas. Ja Tallinnas on valimised tõeliselt noadera peal. Tegelikult kõik reitinguid tegevad erinevad organisatsioonid näitavad neid natukene erinevalt, aga on näha, et valimised otsustab see, kelle valijad tulevad kasti juurde. Mis on kaalul? Ja kuidas? Kõige lihtsamalt ütleme niimoodi, et selge on see, et Keskerakonna esimene, teine ja kolmas eelistus koalitsiooniks on EKRE-ga. Et see võib tunduda algus natuke imelik, aga tegelikult ei ole. Et neil on EKRE-ga kõige lihtsam. Mõlema valijad kehitavad selle peale õlgu. See, et tehakse mingit jampsi, sigadusi, varastatakse. Nende valijatele see korda väga palju ei lähe ja sellest tulenevalt saavad nad mõnusasti seda teha. EKRE on põhimõtteliselt muutunud Keskerakonna filiaaliks Tallinnas. Nad enam iseseisvad sellist, Martin Helme nõustub kõigega, mida Kõlvart ütleb ja nad näevad kindlasti siin ka muidugi pikemaajalist võimalikku koostööd ka Riigikogu tasandil. Nii et see on see, kui nad enamuse kokku saavad, siis nad ka linnavõimu moodustavad. Nüüd paljud imestavad, et kuidas nüüd niimoodi on, et Keskerakonnal on nii kõva toetus. Kas ei ole nagu ei oska öelda, on liikunud kas Keskerakonna taha või
noh, et see ei oska öelda, protsent on nagu valijaid nagu vähenenud. Aga lihtsalt, et miks see niimoodi siis on, et mis siis noh, sest väga paljude eestikeelsete inimestega suheldes siis noh, et valimised on nii loiud ja suurt midagi toimu ja noh, eriti teemat ei ole, et ühed räägivad trammidest ja teised räägivad trollidest, noh piltlikult öeldes. Ma olen ka venekeelses Kopli grupis. Jah. Hoopis teine tunne on. No täpselt, aga seal on hoopis teistsugune tunne ja noh, selge on see, et väga paljud tallinlased on üles köötud muidugi teatud mõttes loomuldase, ma pean ütlema, et I hate to tell you that I told you so, but I told you so, siis kui valimisõiguse äravõtmine oli ja siis nii Reinsalu kui Michal mõtlesid, no vot nüüd me võtame sellelt Keskerakonnalt hääled lihtsalt mehaaniliselt, võtame neilt need valijad ära, eks ju. Et siis ma juba ennustasin ka siis, et Keskerakond teeb selle tasa ja rohkemgi veel tänu sellele, et see mobiliseerib tegelikult venekeelsete elanikkonda nende taha. Absoluutselt loogiline, alati niimoodi toiminud ja toimib selgelt ka sellel korral. Ja kui me siis, ja see, et noh, arvestades Tallinna demograafiat, et üles köötud venekeelne elanikkond pluss on ju see 5% inimesi tallinlasi, kes valivad EKRE-t, neid õnneks ei ole nii palju kui mõnes teises omavalitsuses, aga neid siiski on, et see annabki ju enam-vähem poole kokku. Ja tõesti võtti on nüüd selles, et kas ülejäänud erakondade toetajad, kas nad tulevad valimiskasti juurde ja toetavad sotsiaaldemokraate teisi erakondasid või nad siis mõtlevad, niikuinii vahet pole, et midagi ei muutu või minu häälest midagi ei loe või ei sõltu. Paljud ütlevad, et see suvine Reformierakonna tsirkus, mis nad korraldasid, et see on nagu ikkagi rikkus rikkus kuidagi selle tunde ära, eks ju, et ja selle, ma põhimõtteliselt selle hinnanguga ka nõustun, et ega see oligi jamps ja ebameeldiv, aga selles olukorras loomulikult peab hindama seda, et mis siis tegelikult kaalul on, eks ju, et muidugi nüanssides me võime seal vaielda, et millisel teelõigul kui palju kiiruse piirang peab olema, eks ju, aga siin on ikkagi palju fundamentaalsem küsimus sellest, et kuhu see linn läheb, ja selles kontekstis kui me räägime sellest samast Kopenhaagen või Minsk, eks ju, et kui keskile tuleb veel see väga lugupeetud EKRE juurde, kes peab suurimaks probleemiks Tallinna hariduselus ja see on Martin Helme tsitaat, homoseksualismi propagandat, eks ju, et siis me saame mõnusa annuse lollust ja kultuurisõdasid, eks ju, lisaks siis keskerakondlikule korruptsioonile ja ausalt öeldes selline perspektiiv Tallinna arenguks järgmiseks 4 aastaks teeb ausalt öeldes päris kõhedaks ja tõesti see otsustavad üksikud mandaadid ja tõesti, kui inimesed valima tulevad, siis see valimistulemus tuleb teistsugune ja me oleme näinud seda tegelikult varasematel valimistel. Näiteks 2023, kus ka reitingud näitasid enne Riigikogu valimisi pärast Ukraina sõda kohe, näitasid, et tuleb vana hea Ratase, Seedri ja selle Helme on ju trio tuleb tagasi, et vähemasti see risk oli, aga tegelikult viimasel hetkel eestikeelsed nooremad, progressiivsemad valijad said sellest riskist aru ja selle tulemus oli see, et tegelikult Reformierakond sai kõva boost'i. Mis hiljem sai, see on omaette küsimus, Reformierakond selgelt on seda mandaati kuritarvitanud järgnevate aastate jooksul, mida peegeldab ka nende tänane reiting, aga tõesti selle viimase nädala iga inimese valimisotsusest sõltub palju. Et ei juhtuks niimoodi, et nagu oli Brexit, ma mäletan pärast Brexitit, hoidsin peast kinni, vaatasin hommikul BBC-d, see oli jaani õhtu oli ja siis järgmine hommik tulid tulemused 2016 aastal ja siis ma vaatasin BBC-d, mõtlesin, mida see rahvas on teinud ja seal oli täpselt samamoodi, et noored ei tulnud välja, eks ju, noored olid ülekaalukalt Euroopa Liidu poolt, nemad välja ei tulnud, eks ju, ja eakamad britid siis hääletasid Suurbritannia Euroopa Liidust välja ja siis oli BBC-s oli üks intervjuu ühe noore kutiga, kes ütles, et kurat, et oleks teada, et nii napp on, et siis oleks kindlasti valima läinud. Et sellist asja ei juhtuks, et on hästi oluline, et järgmisel nädalal kõik valima läheksid. Kuule, suur aitäh! Oli väga tore, mulle väga meeleolukas osa taaskord sinuga rääkida, suur aitäh kõigile kuulajatele ja minge kindlasti valima ja valige sotsiaaldemokraate. Aitäh!